Nüüd on algamas koolivaheaeg. Miks mitte teha mõnel vabal päeval lähemalt tutvust Vana-Egiptu saaretega? Seda saab teha siin Tallinnas Kumu kunstimuuseumis. Suur osa Vana-Egiptuse kunstist ei olnud kõrvaliste vaatajate silmadel mõeldud. Kaunid tarbesemed suleti hauakambritesse, et nad teeniksid jumalaid ja siit ilmast lahkunuid. Nüüd on aga aastatuhandete tagune kunst oma iidsuse ja salapäraga meie käeulatuses ja väljas Kumus. Näitus Egiptuse hiilgus on avatud 21. märtsini. Pärit on see kollektsioon Itaaliast Toledo Egiptuse muuseumist. Kumus ootab meid Niiluse oru kunst ehk Egiptuse hiilgus, mis saabunud Eestisse Torinost, kus asub üks maailma uhkemaid Egiptuse kollektsioone Kairo muuseumi kõrval. Kas see näitus on üldse sobilik kunstimuuseumisse? Vanasti oli Peterburis või toonases Leningradis see kunstkaamera, kus me käisime ka igasuguseid huvitavaid asju vaatamas. Aga see oli nagu omaette maailm. Tänapäeva käsitlus kogu sellest esemete ja piltide maailmast on ammu muutunud. Ja kahtlemata ka kõik seesama kunstkaamera värk, mida te muide näete järgmisel kevadel Kadriorus koos Antwerpenist tuleva madalmaade kunstinäitusega. Seal on ka mõned objektid seal niimoodi sees, sest see kuulus nende, ütleme, kultuurilise tausta hulka. Maailmapilti. Maailmapilti, jah, täpselt. Nii et see küsimus Egiptuse puhul on ammu ära kadunud. Et on väga väärtuslikud just nimelt need igapäevaesemed, mida ka Museo Egizia on väga teadlikult oma kollektsiooni kogunud, et selline eluviis ja see esemete kasutamine ja sa tõesti leiad mingid täiesti praktilised asjad, mis on meie pilgule ülimalt kauni disainiga. Kumus on ehitatud väike hauakamber oma muumia ja sarkofaagiga. Väljas on ohtralt hauapanuseid. The first section is dedicated to general ancient Egypt, and the other sections are dedicated one by one to many different representations. How Egyptian, for example, imagined the goddess that was, of course, imaginated figures, no? Or maybe how they depicted men or animals or other objects. No, Egiptuse kunst on tõepoolest väga kergesti ära tuntav, sest me oleme ju kõik harjanud nende inimeste nii-öelda profiilipiltidega, kus keha on profiilis, silm on otsevaates, et sellised väga kindlad tunnused, mis teevad meile alati ära tuntavaks selle vana kunsti. Võib-olla algselt oleks oodanud, et tulevad ka mingid suured asjad, millega kõik inimesed on harjunud. Vähemalt püramiid. No vähemalt püramiid või mõni hiidkivi, sarkofaag, aga tegelikult tuleb nentida, ega need väikesed ja filigraansed asjad on tegelikult äärmiselt põluvad. Kõige kaugemal on võimalik astuda umbes 4000–3500 aastat enne Kristust. A very important section is dedicated to funerary custom. The people that visit this exhibition can see, for example, how was a tomb, how was a funerary stela, or how was the daily life of ancient Egypt, of ancient Egyptian. But this, for example, seeing the wonderful wooden models where are depicted some shoppers or some atelier where people work. Paratamatult enamik asju, mis meieni on säilinud, on ju tegelikult pärit hauakambritest, aga see ei tähenda seda, et tegemist oleks siis ainult hauakultuse tutvustamisega, sellepärast, et kõik need esemed, mis sinna hauakambritesse läksid, pidid toetama siis ju surnu elu, jätkuvat elu teispoolsuses, mistõttu need on asjad elust enesest. Paolo Marini tutvustab meile ühte peaaegu 4000 aasta vanust laevamudelit. Hauataguses elus vajas surnu veesõidukit, et hing saaks rännata elavate maailmast teispoolsusesse. With few sailors on the boat, and also in this case we have a coffin on the boat, because this boat represents the journey of the deceased to the holy city that was Abydo. But this kind of model usually depict also sign of fishing in the Nile, so it's very common to find some
sailors that are fishing on the Nile. Kui Kumus näeme hauataguse elu tarbeesemeid, siis teine osa Torino muuseumi Egiptuse hiilgusest on väljas hoopis Helsingis Amos Rexi muuseumis. Seal jutustatakse vaaraode dünastiate lugu. Tegelikult me alustasime läbirääkimisi paralleelselt, siis kui ühel hetkel me taipasime, et see ei ole võimalik. Ainus tee saada siia Egiptuse näitust mõlemisse riiki on teha seda koos. Meie valisime pigem rohkem kunstimuuseumile sobiva fookuse. Meie näitus on väiksem. Meil on siin suurepärane Torino kollektsioon, aga oma väike panus on ka Eestil. Ja absoluutselt. Me oleme läbi vaadanud ka Eesti muuseumide kollektsioonid ja toonud väga väikse valiku siis ka siia, et näidata sellist kogumisiha ja huvi Egiptuse vastu juba paarisaja aasta tagant, et see ei ole nüüd sugugi selline uus trend, mil filmimaailmal toob Egiptust on ju väga igapäevaselt meieni, vaid tegelikult on huvi tuntud juba aastasadu. See näitus on ikkagi ka, nagu me alati rõhutame, õpetliku ja kasvatusliku eesmärgiga, sest kõik see, mida me peaksime tegelikult, ütleme siin selles kultuuris teadma, vähemalt sellest, mis meie ümber siin on, sellel, ütleme, väikesel maalapil Euroopa lähiümbruses samamoodi, see võiks olla meile iseenesest mõistetavalt selge ja tuntud. Aga kuna see ajalugu on olnud selline, et see ei ole nii väga enesest mõistetav, siis on ka kunstimuuseumi asi seda ikkagi tagant tõugata. Tegu on esimese nii põhjaliku Vana-Egiptuse kunsti tutvustava näitusega Eestis. Kavas on loengud, publikuprogrammid lastele ja täiskasvanutele. Näitus Kumus on avatud 21. märtsini.